Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Potovski. Me tahaksime täna rääkida meie hea naabri Soome Vabariigi 100. aastapäevast. Ja sellest, kuidas meie kaks rahvast, eestlased ja soomlased omavahel läbi saavad meie kultuuride ühisosast ja ühistest ettevõtmisest, kas või näiteks Tallinn-Helsingi tunneli saatusest, et kas meil see asi ükskord teoks saab või ei saa. Ja selleks, et seda kõike arutada, olen ma kutsunud siia stuudiosse kaks kena Soome prouat. Anu Laidila, kes on Soome instituudi juhatajanna, ja Kaja Kunnase, kes on ajalehe Helsingin Sanomat kirjasaatja. Tere! Kõigepealt õnnitlused teile Soome Vabariigi 100. aastapäeva puhul ja kõigile ka televaatajatele, kui teil juhtub olema seoseid Soomega või kui te olete soomlased. Meil on ühine hümn. Meil on ühine saunakultus. Me armastame kaks rahvast mõlemat merd. Me oleme mererahvad. Meil on keeled sarnased. Mis meil veel ühendab? No kindlasti see keel on selline, mis nagu ühendab väga palju inimesi, et võrreldes näiteks Põhjamaadega, et see ongi natuke naljakas lugu, et vahepeal tundub, et nagu soomekeelsed jäävad natuke kaugemale sellist nagu ühisest Põhjamaade koostöös, mille sees soome-rootslased on. Aga et selles mõttes nagu soomlased ja eestlased võib-olla nagu enam-vähem tunnevadki sarnasust selle keele pärast. Kaja? Loodus on sarnane. Mõlemad on üsna külmades oludes. Samas metsasid armastavad mõlemad. Mõlemad on mures oma metsade saatuse pärast praegu. Eestlased ja soomlased on mõlemad maarahvad, muide. Kas on nii? Ja tegelikult ja ma arvan, et see ajalugu enne seda Nõukogude aega on olnud tegelikult väga sarnane. Ma kunagi seda lugesin, et tegelikult Eesti on olnud võib-olla natuke nagu paar sammu eemal Soomet kuskil 1900 alguses selle enne iseseisvumist. Ja, aga samas Soomes ei ole seda Balti-Saksa möisade kultuuri, mis on väga suur erinevus meie ajaloos tegelikult. Et see võib olla ka natuke... Et see on olnud tõesti väga osalised, väga erinevad. Soomlased olid alati nagu vabad talupojad, kuigi võib-olla töötasid väga väikestes sellistes nagu rendnikuna isegi, aga ikkagi nad olid vabad liikuma, kolima. Aga et siin oli ikkagi see maaorjus, mida Soomes pole iiagi olnud. Et see oli see, mis vahe oli, et siin oli Balti-Saksa võim ja Soome oli osa nagu pigem Rootsi. Tõsi küll, osa Balti-sakslastest olid tegelikult Liivi või Eesti juurtega. No näiteks Parun Üksküll, kellest kõik teavad, et Üksküla, Liivi juured on seal taga. Kuidas soomlastega oli? Kas Soomel oli ka oma, nii nagu sakslased ei tapnud ju keegi Soome aadlikke või Soome ülikuid maha? No Soomes ei olnud selliseid ülikuid nagu siin, et Soomes olid ikkagi nagu see süsteem oli täiesti teissugune, et olid küll jõukamad, oli seda samasugust möisasüsteemi ei olnud siin üldse, et see ajalugu on nagu tegelikult mõisaid üldse ei olnud? No mingisugused möisad, aga mitte samasugust süsteemi, mis siin. Et Soomes oli ikkagi nagu sellised, nüüd ma ei oskagi seda seletada nii hästi, aga ikkagi suured talud, olid ka möisad olemas, aga ei olnud seda sama süsteemi, mis selle nimi nüüd on, mis Saksamaal ja mis Kesk-Euroopas ja mis siin oli. Et seda Soomes ei olnud. Päris oli see süsteem, jah? Ei olnud üldse. Ja ka maaorjust ei olnud mitte kunagi Soomes. No Soome on ka nii suur maa, et kui keegi oleks tahtnud vist soomlastele nii-öelda ahelasse panna teda, siis lihtsalt soomlane oleks läinud Lapimaale kusagile põhjatundrasse või on nii või? No tegelikult Soome on ju väga asustatud niimoodi, et soomlased on läinud metsa ja Soome klassikud räägivad ju sellest, kuidas soomlane läheb sinna metsa sisse ja põletab kaske ja raiub endale põllud sinna metsa sisse ja ehitab endale maja ja talu ja hakkab kasvatama seal vilja ja niimoodi. Ja siis kui ta näeb laastuu joes, siis ta näeb, et siin on kuskil veel keegi teine kuskil. Keegi teine inimene veel. Kuidas eestlased ja soomlased üksteise kultuurist üldse aru saavad? Et kas ja kui palju meil on seda ühisosa? No ma pean silmas kas või näiteks siin, et eestlastel on laulupeod,
soomlastel on palju rohkem arenenud niisugune käeline asi või? Kuigi Sibelius on Soome suur helilooja ja saa öelda, et soomlastel muusikalist kultuuri nüüd võib-olla see on isegi mõnes mõttes palju tugevam kui Eestis. Aga teil on Soome disain, teil oli Nokia. Ja ma arvan, et see on see, kindlasti see Soome disain on selline, mida siin väga hästi tuntakse ja austatakse, sest et see on, ma arvan, et see on ka mingil moodil ka eestlaste lugu, et eestlased on seda jälginud, et nendel on, nad on oma lapsed riietanud reimadesse ja saapadesse. Aga võib-olla siis see kulttuurikoostöö, et see on, need on sellised klassikalised, mida sa mainisid, aga tegelikult kui palju tehakse näiteks koostööfilme tänapäeval, et see näiteks see Igitee, mis on Soome 100 film, see on filmitud täiesti Eestis, seal on Eesti näitlejad osaliselt, see on ainult üks nendest kümneid, ma arvan, et neid on juba kümneid neid koostööfilme, et Vehkleja, mis oli Soome Oscari kandidaat, oli samamoodi siin filmitud täiesti, peaosatäitja oli Eesti näitleja, režissöör oli Soome ja peaprodutsent oli Soome, aga sellist on nagu väga-väga palju ja see on selline kulttuurikoostöö, mis toimub nagu nende kunstnike omavahelistest, tänu kunstnike omavahelistele suhetele. Et kunstnikud on ammu juba leidnud üksteist väljaspool igasuguseid riiklikke nagu organisatsioone või institutsioone või muud. Nad on muidugi siis leidnud oma ühised rahastusallikad, kuidas neid rahastada, aga samamoodi teatris von Kraalis on Soome režissörid ja nad käivad jälle Soomes vastupidi. Nad on juba, ma arvan, 20 aastat või rohkemgi teinud seda koostööd. Ja kõik see nagu toimub ja kunstinäituseid Viljandi linnas oli suvel 10 Soome kunstnikke lihtsalt tänu sellele, et seal on üks tegelane, kellel on elukaaslane Viljandis, Soome-Eesti paar, kes on seda korraldanud, tegelikult pannud käiku. Ja selliseid on nii palju, et me ei nagu neid kõiki märkagi ise. Need on päris paljust need professionaalseid suhteid ja sidemeid ja peab olemagi, et näiteks Soome instituut nagu vahepeal neid tekitab, aga samal ajal me nagu saame kuulda, et mis kõike toimub. Et kui te küsite sellest nagu laulupeo traditsioonist, et see on tegelikult soomlaste jaoks midagi täitsa imelikku, et nüüd kui olen ise seda näiteks isiklikult tundunud ja kogenud üks kord, et ma muidugi väga austan ja mul oli suur elamus meie perhele, et me saime kaasata ja minu tütarlaps seal ka laulis sees, aga no see ongi selline nagu Eesti oma tugevus, millega nad on hoidnud seda oma identiteeti nõukogude ajal. Et muidugi on ka tore seda teada, et selle Soome rahvalle ja Soome rockmuusikal on ollut mingi mõju Eesti iseseisvumisloos. Aga siis, kui veel nagu mõeldakse nende ühiste asjade peale, nii et küll ma arvan, et võib-olla et no eestlased on nagu mõnes mõttes kiiremad inimesed, aga samal, et on nagu see iseloom on natuke sarnane selles mõttes, et me oleme päris vaiksed inimesed. Väga palju me oma tunnetest räägi ja me ise tegime sellise nagu pildi fotovõistluse siin suvel ja palusime nii eestlasi kui soomlasi pildistami, et milliseid nagu kogemusi, mõtteid ja tundeid neile on teineteisi vastu. Tegelikult nad pildistasid loodust, nii mõlemad. Eestlased pildistasid Soome loodust ja vastupidi. Et no ja, loodusinimesed mõlemad. Ja võib-olla siis selline austus, et hoitakse, ei minna liiga lähedale inimesele. Et see on nagu sama, et hoitakse nagu see teatud distants ja samas nagu see teatud vaikus, mis on Eestis ja Soomes, et ei ole võib-olla ka selliseid täiesti vaikseid hetki seltskonnas. Kuna Kaja Kunnas puudutas filmikunsti teemat, siis selle PÖFFi jooksul oli väga palju Soome filme näidati. Kinomajas olid 48-tunniline Soome kultusfilmide maraton. Mina kahjuks ei jõudnud neid vaatama. Mul on sellest südamest kahju. Aga ma olen omal ajal Soome televisioonist väga palju Soome häid filme näinud ja ma tean, et Soomel oli olemas lausa oma kinotööstus. Ma ei tea, kas see ka tänapäeval on, aga mustfilm, valge filmi ajal peale sõda kohe või 30-ndatel, 40-ndatel aastatel oli Soomes väga suur Soome, eks ole Soome. Tallinn film likvideeriti 90-ndatel aastatel ja pärast seda on nagu Eesti film muutunud päris juhuslikuks. Kuidas Soomes on? Et kas Soomes on mõni organisatsioon, mis koordineeriks filmide tegemist? Ma tea, mis sa mõtled selle juhuslikkusega, sest Eesti filmid on ju väga hästi viimasel ajal saanud igasuguseid auhinnaid ja kõik filmid peaaegu, mis tehakse, on kuskil rahvusvaheliste festivalidel. Et mis sa mõtled selle juhuslikkuse all? Et ma arvan, Nad võtavad lihtsalt produtsendid
kui raha saavad kusagilt, siis nad teevad. Sellist organisatsiooni, mis organiseeriks filmide tootmist Eestis enam ei ole, nagu Tallinn Film oli. Ei no, minu arusaama järgi, ma täpselt nüüd ei tea, aga minu arusaama järgi Soomes läheb samamoodi, et ikkagi produtsent, see läheb, et produtsent otsib selle raha kätte, kraabib selle, et see Soome suurfilm, mis oli nüüd Tundmatu sõdur, see 7 miljonit, mis maksis, et see produtsendid kraapisid ka seda nagu väga firmadelt, isegi kuskilt Prantsusmaa relvatööstuselt saadi sinna rahastust, et tänapäeval see küll läheb vist niimoodi. Igal pool, nii Soomes kui Eestis, jah? No, ja. Aga ma ei pea seda juhuslikuks, et see on ikkagi, seal on ikkagi kriteeriumid, et millal kes seda raha annab, et nad käivad ikka läbi mitu sellist redelit enne, kui nad saavad juba alates stsenaariumi rahastamisest. Ja näiteks see Soome filmifondi jagab seda riigi raha, riigi toetus filmidele ja... Aga sellest harva piisab nagu. Ja muidugi, et ja. Miks ma seda Kaja Kunnase käest küsisingi, oli see, et kui televaataja ei tea või ei mäleta juhtumi, siis Kaja Kunnas on Leo Kunnase abikaasa, kes tegi 1944. aasta filmi stsenaariumi, mis on Eestis kultusfilm lausa. Jah, see muidugi ei tee minust filmispetsialisti. Aga annab põhjuse küsida. Et Soome on pindalalt hästi suur riik Eestiga võrreldes. Kui rong sõidab Helsingist Lapimaale terve ööpäeva, no see on peaaegu sama, mis Tallinnast sõita Varssavisse või Moskvasse või isegi kaugemal. Rovaniemi on Moskva kaugusel, aga sealt läheb veel põhja pikmaad. Siis kas see territooriumi suurus on ka kuidagi avaldanud Soome iseloomule mõju? No ma küll mõtleksin seda või ma mõtlen niimoodi, et kindlasti Soomes on ka sellised nagu erinevused, et kus sa oled pärit, kas sa oled Pohjamaalt pärit näiteks, nagu mina olen või oled sa nagu rohkem lääne või ida inimene või oled sa täitsa Lappi saami inimene. Et see on nagu igaüks nagu on muidugi uhke selle oma identiteedi üle ja tegelikult võib küll öelda, et Lapimaa on mingi eraldi maa, et kuigi seal ka rohkem inimesed, turismit on, nad teevad ja nii edasi, aga ma arvan, et võib-olla natuke rohkem andnud seda laiust ja uhku sinne mõttemaailmasse. Mis sina arvad? No võib-olla see on ka mingil ajal tekitanud seda, et soomlased on olnud natuke enesesse tõmbunud ja natuke ei ole olnud nii head suhtlejad ja natuke vaiksemad inimesed. Aga praegu ju muidugi Helsingi inimesest seda ei saa öelda, aga maal seda on ikka veel natuke sellist nagu... Kas soomlaste ja eestlaste temperamendil on vahe ka? Kas te olete pannud tähele, te olete mõlemad 2 Soome prouat elavad vist tükk aega juba, vähemalt Kaja Kunnas, ma tean kindlasti on aastakümneid elanud Eestis juba. Aga Anu Laidilas, ma ei tea, kaua ta Eestis elanud on. Aga no nüüd olen elanud 3 aastat ja siis olen 20 000 alguses olin 1 aasta elasin ka, kui oli üliõpilane. Aga no ma arvan, et kui töötan siin ja tegelen alati tegutsemme ja teeme koostööd Eesti kultuuritegelastega, et soomlased planeerivad rohkem ja nad kauem teevad omad plaanid, panevad paika ja siis läheme nende plaanide järgi. Et eestlased tegutsevad kiiremini ja see on selline võib-olla natuke naljakas vahepeal, kui keegi võtab pühendust, et meil juhtub midagi pärast 1 kuu, et kas te saate kaasata. No ja me ei hakka nüüd kaasama, et palun räägime järgmises aastast. Venelased räägivad aeg-ajalt ja nende eeskujul ka lätlased sellest, et eestlased on väga aeglased. Ilmselt see tuleb meie keele pikkadest vokaalidest, mis vene keelt rääkides aktsendina on väga selline omapärane ja natukene võib-olla kentsakas venelase kõrva jaoks. Soomlased vaatavad vist seda, et eestlased on, nagu te ütlesite, et kiiremad või temperamentsemad või on nii siis või? No nende aastasadade jooksul, mis ma siin olen nüüd elanud, niin mulle on tulnud see tunne, et küll, et eestlased on kiiremad. Et tõesti nagu soomlased on veel natuke aglasemad kui eestlased. Kui venelased naeravad, et kuumad Eesti poisid, aga et siis ma arvan, et Soome omad on veel natuke sellest üks samm. Aga aeg-ajalt on ka soomlased minu arvates võib-olla siis, kui nad natukene pahandavad millegi peale või nad on temperamentsemad just kui eestlased. Või on nad vahetumad? Vahetumad, see tähendab siis seda, et vabama käitumisega. No kindlasti siin Tallinnas, kui soomlane tuleb siia puhkama ja üle mere tuleb, siis võib-olla tõesti, kui jälle eestlane läheb tihti Soome tööle, niin ta ei tunne ennast nii rõõmsalt seal.
Et se kindlasti jättää Peppola sellaisen mulje, ja kindlasti suomalainen onkaan muuttunut, että viimeisten aastat juoksuun kindlasti avattomaksi ja vapaammaksi. Ja kindlasti se työkulttuuri, missä meillä on, ja näiteks kui meie elamme Tallinnas või mul on teine kodu on Helsingis, et see, et millises nagu tööõhkkonnas, et see nagu määritleb meid. Ja näiteks kui rääkisime kultuurite vahelisest koostööst, et muidugi ma ise arvan, et alati esimeseks on see professionaalsuse keel. Et ma arvan, et see on, et mis ühendab inimesi, et kui nad on näiteks, kui nad filmid teevad koos või on nad teadlased või midagi, nendel on see ühine huvi, millest nad rääkivad. Väga tihti nendel on inglisekeelse suhtlemiskeel, aga see professionaalne askus on ühine ja see aitab neid. Ja siis kui need huvid aitavad, et ma arvan, et ei olegi enam nii palju neid erinevusi ei ole. Ma olen pannud tähele, et noored, nii Eesti kui Soome noored, räägivad omavahel inglise keeles. Nõukogude ajal, kui me Soome televisiooni eriti järjepidevalt jälgisime, iga õhtu me vaatasime Soome televisiooni, siis me õppisime aegamööda soome keele ära. Nüüd ma panen tähele, et nii mõnedki soomlased, nagu teie, räägite eesti keelt juba. Aga noored räägivad omavahel inglise keeles. Kas see tähendab seda, et nüüd noorem põlvkond ei taha enam Eestis näiteks, ei taha enam soome keelt õppida või? Ja pigem ootame, et soomlased õpiksid ära meie keele või? Helsingis veel eesti keelega hakkama ei saa, Tallinnas muidugi saab soome keelega igal pool hakkama. Kuidas selle asjaga on? Nendel ei ole enam sellist suurt vajadust, nagu teil oli siis, kui te tahtsite vaadata seda soome telekat. Et miks nad praegu vaataksid seda soome telekat? Ei ole ju mingit erilist põhjust, pead veel lisa maksma selle eest, et saada see kanal. Et see, ja kui nii, et muidugi see inglise keele pealetung on päris kõva, sest kõik nii oskavad seda. Et minule inglise keel on näiteks võõrkeeltes alles 3, aga see igal juhul nagu seda kõige rohkem läheb vaja, et see tuleb teisi keeli eriti vähegi. Et sellele, see on natuke selline paratamatu võib-olla, aga võib-olla see on ka kahju selles mõttes, et soome ja eesti keel on nii lähedased, et tegelikult seda on ka uuritud, et soomlane ja eestlane, kuidas nad suhtlevad, kui mõlemad suhtlevad oma keeles, ilma et nad oskaksid üksteise keelt. Et seda on nagu, et täiesti on võimalik aru saada, kui on head tahed. No sõnad hallitus lähevad segamini, aga mingi uurimus oli isegi, et soomlasel on lihtsam saada eesti keelest aru kui eestlasel, kes üldse ei oska soome keelest aru. Et kuna Soomes on nii palju murdeid ja soomlased oskavad neid oma keele murdeid, niin nendel on nagu lihtsam siis aru saada ka eesti keelest. Et seda on täitsa mingi doktoritööd Helsingi ülikoolis hiljuti tehtud, et kuidas sellised inimesed soome ja eesti keeles suhtlevad oma keeles mõlemat. Ma olen jälle mõtlenud, et kuna eestlased rääkivad nii kiiresti, et täitsa võimatu saada sellest aru, aga see oli minu oma kogemus kunagi 15 aastat tagasi. Aga see on hea tahte korral, et siis räägitakse aeglaselt ja seletatakse teistmoodi. Et mul on hea meel sellest, et Eesti Haridus- ja Teabeministeerium on nagu rõhutab seda, et Eesti noortel oleks väga mitmeküljeline keeleoskus. Ja praegusel hetkel saab B-keelina õppida, saab prantsuse ja saksa ja vene keelt, aga ka soome keelt. Ja neid on tegelikult umbes 7-8 koolit õpetab soome keelt teisena võõrana keelena siin Eestis. Ja kokku neid soome keele õppijaid on umbes 1000. Et neid ikka on, no muidugi see sõltub sellest, et kas on piisavalt häid soome keele õpetajaid ja aga see on selline nagu hea variant ja me vajame rohkem kui 2 keelt, me vajame rohkem kui emakeelt ja inglise keelt. Ma ütleksin, et 4 keelt on miinimum. Paljud eestlased õppisid soome keele ära televiisorit vaadates, tegelikult raamatute abi või kursustel käimata, et kas sellest, kui eestlane sedasi soome keelt pudistab, soomlane ikka suudab aru saada või? Mulle tundub, et need, kes on seda teleka kaudu õppinud, osad oskavad uskumatud hästi. Et nad on ilmselt õppinud just selle könekeele, et nad räägivad nii, nagu räägitakse. Et see on nagu täitsa hämmastav. Muidugi nendel on olnud ka see huvi ja motivatsioon, aga sellist ei saa enam oodata tänapäeva noort, et see on nagu, aga nüüd on ka tore see, et ikkagi eestlinoored ka, kui nad kuulevad soome keelt, niin see teeb ka neile nalja, et see on nende jaoks ikkagi lõbus ja tore, kuna nad ei saa sellest aru, aga see kõlab nii tuttav. Ja samamoodi nagu Soomes saab eestlane lõbustada
lihtsalt räägib eesti keeles, niin se on paljude suomlastega, kes üldse keelt ei saa mõista, niin se on lihtsalt tore ja lõbus. Et võib-olla sealt kaudu võib leituda jälle selline ühine huvi ja toon. Kas see, kui mina räägin eesti keelt suhteliselt kiirelt, kas see on praegu teie jaoks kergelt aru saada? Noh, teie räägite mõlemad eesti keelt või ma räägin ka juba liiga kiiresti, et sellest on raske aru saada? Praegu on täitsa aru saada. Praegu on täitsa aru saada. Soome on väga paljudele Eesti ettevõtetele esimene paik, kui tahetakse minna välisturule. Soome oleks nagu Eesti ettevõtjatele, ütleme siis niimoodi katsepolügon, kus kui hakkama saadakse, siis minnakse edasi Euroopasse. Te ütlesite enne saate algust, et Soome ettevõtted tulevad tihtilugu samamoodi Eestisse. Vähemalt 90-ndatel oli niimoodi. Ma ei tea, kas praegu enam see toimib, aga paljud suured firmad, alates Elcotekist, Stockmannist, HK-Scanist, PKC-st, need on nagu väga palju see, kes on alustanud, et nad on tulnud esiti siia. Ja se toimus tegelikult, ma ei tea, kas nüüd praegu võib-olla enam mitte samamoodi, aga see algas siis 90-ndatel. Ja paljudele se oli selline, kust pärast nad said selle kogemuse ja siis nad laienesid. Et Eesti on olnud nagu paljudele Soome edukkatele firmadele värav maailmasse. Et PKC:l on praegu peakontorit. Nyt nendel on kontor ka Tallinnas. Nad panid kyllä selle oma tööstuse siin kinni ja viisid Leettu otavamalle tööjõule järgi, aga nad jätsid ikka oma kontori arenduse Tallinnasse. Ja nyt nad nagu laienevat siellä Aasiassa. Nyt on igal pool maailmassa. Nad on globaalinen firma praegu. Aga se kõik algas Eestistä. Se rahvusvahelistuminen. Muidukin nendel oli oma firma siellä Suomessa, siellä Kempeleellä. Aga se järgmisena nad tulid Keilassa ja Haapsalussa. Siis on ka need lugusid, et eriti nüüd, kui on väga palju tulnud rohkem startuppe juurde, et kui väiksed firmad või et nad tulevad siia, sest et siin on lihtsalt nagu odavam seda startupi teha ja tulumaksud pole nagu võrreldavad Soomega. Kas Eesti ehitajate tööle tuleks Soome, solkis Soome turgu või kas see oli Soome jaoks väga suur probleem? Meie Kalevipojad, kuulsad Kalevipojad Soomes. Ma ei ole ammu enam kuulnud, et see oleks probleem. Et se oli probleem siis, kui nad veel ei olnud tulnud. Et siis oli Soome ametiühingulle see probleem. Aga see probleem oli ka enne nende tulekut. Nad kartsid, et hirm oli selle ees. Aga praegu nagu pigem räägitakse seda, et seal asiat jääksid seisma, kui seal neid poleks. Et Soome on ju tegelikult, Suomessa räägitakse nii, et Soome on võitnud selles. Et see sisserändes Soome on võitnud, kuna Soome on saanud need töökäed Eestist endale. Et sellest, et need negatiivsed asjad on nagu vahepeal tulevat esille, aga väga väikselt. Et põhijoon on ikkagi see, et liiklus jääks seisma ja ehitused, fasaadid jääksid remontimata ja ehitusjäljet jääksid koristamata ja paljon maakondades jääksid tervisekeskuset ilman arstidetta. Et niimoodi räägitakse praegu Suomessa. Et Soome on selles osas nyt võitja, et Soome on saanut need töökäät siitä. Ja ma arvan ka samuti, et eestlastel on väga hea maine Soomes, et nad on töökad inimesed, kes teevad kiiresti ja hästi. Et see on... Aga nende ehitajate ja arstide kõrval olete saanud ka Eestis kurjategijaid. Jah, se on sellainen, missä asi on, aga se ei nagu ole se, missä valitseks seda fooni. Et ne tulevat, loomulikult tuleb välja, kui mingi keegi süüdimõistetakse kohtus. Siis on sellaiset uutiset ja muut, aga se ei ole selline... Se ei domineeri? Se ei domineeri just. Mis on huvitav selle ehitusmeeste juures just see, et omal ajal, mina olen nii vana mees, et ma mäletan, kuidas Viru hotelli ehitati ja õigupoolest ehitati 2 torni ühe korraga. Viru hotell kerkis soomlaste käe all ja Rävala puiestee ja Kaubamaja tänava nurga peal, mis on projekteerijate maja, kerkis meie nõukogude ehitajate käe all. Ja kui 22 korruseline Viru hotell oli ammu ilma valmis, siis seda umbes 12 korruselist või kui palju seal korruseid on, poole väiksemat maja või torni ikka veel ehitati veel vist kas aasta või 2 pärast seda, kui Viru hotell soomlaste käe all oli ammu valmis. Et selles mõttes ma arvan, et soomlased õpetasid töökultuuri eestlastele, eriti nõukogudeaegsetele eestlastele. Et kus kohas soomlased oma töökultuuri ja oma väga tõsise töösse suhtumise omandasid?
kelle pealt või on see ajalooliselt lihtsalt niimoodi välja kujunenud? Ma arvan, et see on ajalooliselt arenenud. Soome on ollut väga vaene maa 100 aastat tagasi. Ja et ma arvan, et seda liiklust ei ole olnud küll kuskilt 100 aastat tagasi, et nad on seda teinud ja väga väikse asjadega sa pead pidanud hakkama saada. Muidugi on olnud veel need 100 aastat ja et Soome aeglased, aga kannatlikult ehitanud seda oma maa ja on sellest loost väga uhked. Võib-olla, et mets on muidugi tuonud meile seda rikkust juurde ja haridus on see teine asi, mis on võib-olla see teine põhiasi, millele nüüd põhineb see meie, see, mis me oleme saanud elus ja tasavõrdsus, et näiteks naiste roll on läinud väga hästi, et nüüd võib öelda, et juba, et elame võib-olla maailma õnnelikumas maas, aga see oli täitsa vastupidine olukord 100 aastat tagasi. Siis on muidugi see kuulus protestantlik eetika Lutherille, et suomalaiset on üsna luterlased ja protestantlikult oma vaimud. Et see on kindlasti mõjutanud seda, et tahetakse teha hästi ja ei olta rahul oma sellega ja väga kohusetundlikud nagu see protestantlik moraal, mis võib ei ole siin nii tugev see, kuna seda usku ei ole samamoodi siin, võib olla päris samamoodi. Muidugi see on ka siin. Kas soomlased on rohkem kirikurahvas kui eestlased? No niin, seda ma just, kirikurahvas on soomlased. Soomlased on kombekristlased, mis tähendab, et soomlased järgivad neid kristlikke kombeid väga täpselt. Alates sünnist hauani, nagu ristimine, konfirmatsioon, pulmad ja mattused. Ja kõik need perekondlikud peod siis nagu kirikuga koos. Et see on selline. Ja 70% inimesed ongi kirikuliikmed Soomes. Aga samal ajal ma olen seda jälginud, et kui on kristlik inimene siin Eestis, mulle tundub, et on rohkem selline konservatiivselt kristlik, kui on see Soome kristlik. Aga meil see tuleb juba riigi pool. Eestlased nimetavad ennast ristitud paganateks. No just, et see hoiak on natuke teine. Eestlased vaatasid terve nõukogude aja Soome poole alt ülesse. Selleks oli ka põhjust. Teie hakkasite 40. aastal nõukogude võimule vastu või nõukogude sissetungile vastu. Meie vanaisad olid sunnitud alla andma. Selles oli ka süüdi see, et Soome oli rohkem vaba riik. Eestis oli, kas nüüd päris diktatuur oli, aga autoritaarne režiim siiski Konstantin Pätsi ajal. Pärast seda, kui Eesti sai iseseisvaks, ahviti väga palju asju Soome pealt maha. Me võtame kas või selle pingviinide paraadi, mida meil iga aasta 24. veebruaril. See on puhtalt Soome pealt kopeeritud asi. Sõjaväemundreid ja nii edasi. Kas te olete pannud tähele, et eestlased siiamaani vaatavad soomlastele alt ülesse? Või hakatakse vaikselt juba ka iseteadlikumaks? Ma arvan, et see väikse ja suure venna suhe on möödas. Et seda enam ei ole. Et see nagu... Ma ei kujuta ette, et seda enam praegu oleks eriti, sest Eesti on mõnes asjast läinud Soomest mööda ka, et näiteks tõesti need hoolimata sellest ID-kaardiskandaalist, niin need digitaalsed teenused riiklikul tasemel toimivat paremini kuin Suomessa. Että on selliseid asju, mitä eestlaset on teinud paremini kuin suomalaiset, mille suomalaiset on väga teadlikud, että nad on teinud paremini. Ja eestlaset on ise ka teadlikud, että nad on teinud paremini. Et siis on pikem niimoodi, että need on mõnesid teisikin samasuguseid teemasid. Niin siis ei ole, minä ütleksin, että seda, ma ei usu, että seda, minä ei näe seda enam. Muidugi eestlased küll jälgivad Soomet palju rohkem kui soomlased Eestit, aga muidugi nad on teinud seda, et see on loomulik ja vahepeal nagu mulle üks inimene ütles, et ja me vaatame, mis soomlased teevad ja siis me teeme ise paremini. Aga see, mida soomlased ei eestlastest tea, mida mina olen nüüd taibanud, on see, et kui eestlastel on niin tugev see oma kultuuriidentiteet ja see uhkus selle kultuuriidentiteedi üle ja ma ise olen seda tõlgendanud niimoodi, et eestlased on säilitanud selle just kulttuuri ja kunsti abil, et nad tunnevad ennast eestlastena ja nad hoiavad ja säilitavad neid traditsioone. Et minu jaoks on ollut selline nagu suur elamus ka jälgida, et kui inimesed siin on, nad on teatrirahvas ja nad käivad ooperis, kontserdid igasugustes kohtades palju rohkem kui soomlased.
Suomalaiset võib olla nagu, on pigem selline nagu kirjalik rahvas. Läheme natukene laiemaks oma meie teemaga. Eesti ja Soome on nüüd mõlemad Euroopa Liidu liikmed. Kas suhtumine Euroopa Liitu on Eestis ja Soomes samasugune? Ma pean silmas seda, et Eestis tihtilugu kritiseeritakse näiteks kõiksuguseid kummalisi ettekirjutusi, mis Brüsselist tulevad. Noh, küll need banaanikõverusi ja nüüd räägitakse siin sellest, et suured pealkirjad olid, et friikartulite värvi hakatakse reguleerima. Et kuidas Soomes kõigile selle asja peale vaadatakse? Aga sellest hoolimata muide, et Eestis on niin Eesti on ikkagi Euroopa Liidu riikidest, mis rahvast toetab küsitlustes Euroopa Liitu kuulumist kõige rohkem. Need numbrit on mingi täiesti, ma mäletan, ma olen nüüd viimasel ajal vaadanud, aga ikkagi kas need on 90 või 70%, aga see on ikkagi, et toetus Euroopa Liidule on Eestis väga suur. Ja ma arvan, et põhjus on natuke sama, mis Soomeski, et see on ikkagi osa seda turvalisust. Et sellest hoolimata siis kannatatakse mõned veitrat banaani ja friikartuli juhised nagu, et need ei ole nüüd nii määravad siis lõppude lõpuks. Aga kuidas Soomes sellele asjale vaadatakse? Sellistele veidrustele? No ma ei tea, sest põlissoomlaste Timo Soini oli ju väga kriitiline Euroopa Liidu suhtes enne, kui ta valitsusse sai. Nüüd on tema nagu palju leebemaks muutunud, kui ta on välisminister. Et hea küll, seal on need mõned puudused, aga et ma ei ole enam kuulnud, et ta oleks sinna kuulumise Euroopa Liidu vastu väga rääkinud midagi. Et pigem. Aga mis sa arvad? Ma mõtlesin seda, et ma kunagi, põllumehed on kindlasti seda kritiseerinud, see on mõjutanud nende tööd nii palju. Et ja just inimesed, kelle tööd see mõjutabki, et nad näevad seda muutust. Aga praegusel hetkel ma arvan, soomlased on juba nagu harjunud selle EUga. Siin ma nagu näen seda veel, et seda võib olla nagu riigijuhid rohkem seda rõhutavad oma konedes, et ja just, et igal juhul võib-olla, et just selle ajaloo pärast nagu Eesti ise tunneb ja kui on väike riik, ta tunneb seda, et rohkem vajab seda Euroopa Unionit, et võib-olla, et inimesed siin nagu taibavad seda rohkem. Soomlased võib-olla ütlevad, et miks meil on seda vaja, need, kes seda vastu on. Mida ütleb seda Soome statistika, et kui suur toetus Soomes on Euroopa Liidu suhtes? Ma ei mäleta täpselt, aga minu arvates on kuskil poolet. Ikkagi üle poole, et see on ikkagi... Skeptitsism on ikkagi Soomes väga suur, jah? See oli ka siis, kui Soome hääletas selle poolt, et see oli nagu nappilt läks üle poole. Et see on püsinud umbes seal samas. Aga jah. Miks ma seda küsisin? On tegelikult selles, et Eestis on juba Liidia Koidula ajast legend Soome sillast ja mõeldud selle üle, et äkki võiksid Soome ja Eesti moodustada ühise riigi kunagi kauges tulevikus. Nüüd me räägime Talsinki tunnelist. Kas see Talsinki tunnel saab teoks, siis saaks teoks kaksiklinna idee, Helsingi ja Tallinna kaksiklinna idee, mis annaks tegelikult väga suure tõuki meie regioonile üldse. Me suudaksime heita isegi väljakutse suurele, hiigelsuurele Peterburi linnale, kaubandusliku ja kultuurilise ja Soomes on mingisugune tunneli eufooria praegu, et see käib nagu mitme rindel praegu, et osaliselt on see, et tõesti riiklikul tasandil on võetud see tõsiselt ja Euroopa Liidult saati see rahastus, et tehakse Eestiga koostöös see tasuvusuuring ja mõju-uuring, mis avalikustatakse veebruaris. Ja siis on see Rovio endine omanik, kes nüüd ajab seda väga kõva häälselt ja saab väga palju ajalehtedes ruumi oma sellega, kuidas ta läheb Labidaga Espoosse ja kaevab juba ise seda tunnelit ja teeb igasugust showd nagu seal ümberringi ja kuidas hiinlased toovad selle raha ja tema juba räägib, et ta räägib hiina keeles ja selline nagu ja need kõik saavad väga palju ajakirjanduses ruumi. Ja nad võitlevad, kaks võitlevad projektit. Ja. No ja selline, et see mõtte nagu meeldib väga palju, sest see oleks ju Soomele selline ka lühendaks Soome tee Kesk-Euroopasse täiesti. Soome on ju ka olnud oma, et väga selline kaugel kõigest. Jah, eri nagu teistest nagu saare, eks ole, Euroopa suhtes. Jah, et see tooks Soomele täiesti uuesuguse maaühenduse Kesk-Euroopasse. Ja siis veel, kui on see plaan sinna, et see läheb see
rauttie läheks sinna Valgelle merelle üles. Niin siis se ühendaks veel sellega, kui seal se jää sulab natuke veel rohkem ja et seal on nagu seda väga palju fantasiteeritakse ja väga palju fantaasiat on selle kohta, aga ka väga tõsiselt nagu seda planeeritakse ja uuritakse. Et muidugi see ühendaks siis need kaksiklinnad, kui vaadata, et kuidas on Rootsi ja Taani vahel, et nad lähevad 10 minutiga sealt üle ja ühine tööturg ja kõik. Et see laev meri ikkagi eraldab praegu veel, et see on. Ja muidugi siis, kui mõtleb seda natuke veel laiemalt, et nüüd just eile sai Finlandia auhinna Juha Hurme raamat Niemi, mis räägib sellest Soome ajaloost alates suurest paugust 13 miljonit aastat tagasi kuni autonoomia lõpuni. Ja siis kuskil ta intervjuus ütles seda, et mingi 100 aastat, nii väike aeg, et võib-olla, et me ei seda kõiki näe meie elu jooksul, aga meil oli mingisugust nagu teada seda, et mis juhtub jälle pärast 1000 aasta. Ja ma arvan, aga et see tunnel kindlasti oleks siis veel olemas, kuigi meid ei oleks. Kas Soomes räägitakse Rail Balticust ka? Kui tunnelist räägitakse, siis kuhugi peab ju see raud edasi minema. Et kas Eestis on see väga suur probleem, nagu te teate, kui te olete ajalehti lugenud, eks ole, et selle üle vaieldakse nii hirmsasti, kuidas see raudtee peaks minema, kas läbi Pärnu või paljud inimesed ütlevad, et raudtee on juba olemas läbi Tartu, tuleks minna, kuigi see on kaarega. Et kas Soomes ka sellest Rail Balticust räägitakse? Jah, Soomelle see oleks ju kasulik, et see tähendaks Soomele uut maaühendust Kesk-Euroopaga. Et tunnel muide on eraldi, et seda on isegi uuritud, et see võiks olla tasu ka isegi ilma selleta, sest see liiklus siin kahe riigi vahel on kasvanud nii suureks, et Helsingi sadam on vist kõige maailma suurem liiklusega reisisadam praegu. Aga lisaks sellele see Rail Baltic, et see on nagu Soomele loomulikult Soomes suhtutakse. Ma ei ole kuulnud midagi negatiivset selle kohta tegelikult soomlaste enda poolt. Et Soomele see oleks ainult kasulik. Mõtlen ka seda, et kui soomlased nendesse meie vaidlustesse sekkuksid, siis võib-olla tuleks lahendus sellele asjale palju kiiremini, sellepärast, et soomlastel on natukene ka autoriteeti eestlaste suhtes. Mis te arvate? Ma arvan, et sa ülehindad selle autoriteeti. Et muidu jäädaksegi vaidlema? Ei, see on ju see, mis sinna kes see autoriteet on, see Euroopa Liidu rahastus. Et tähtajad panevad selle asja ju paikka. Seal on ju teatud tähtajad. Soomlased on seal vaatlejatena seal Rail Balticus, et soomlased käivad nende koosolekutel, aga vaatlejana. Et Soome on sellest väga huvitatud. Aga see, mis paneb selle paikka, on see, et kui see püsib ajakavas, siis see rahastus tuleb, aga kui ei püsi, siis rahastust ei tule ja siis pole ju sellel lootust. Ma olen kuulnud, et aeg-ajalt ka Soomes tõusevad üles need exiti küsimused. Eestis on see väga marginaalne, 90%, eks ole, nagu Kaja ütles, pidid eestlased toetama. Ma ei ole sellest numbrist päris kindel. Et kuidas Soomes selle exiti juttudega on? Mina ei küll usu nendesse. Ei, ma ei tea, ma arvan, et see oli täitsa uskumata uudine, mis juhtus siis Brexiti ajal, et meie, et Inglismaa läheb ära või Suurbritannia läheb ära, et mina ei, nagu Kaja ütles, et neid prosentides me ei tea, et kes nagu seda Euroopa Unionit nagu pooldavad ja kes mitte, aga mina ei usu, et seda nagu, see on nagu selline halb näide, et seda ei taha keegi jälgida siin. Kui Euroopas lähevad asjad mitte nii, nagu me soovime, vaid lähevad kuidagi halvasti ja ähvardatakse ikka, et Euroopa Liit laguneb ise ära. Et kas eestlased soomlased saavad hakkama? Kahekesi. Kas või kahekesi? Just. Jah, kaheks ikka parem. No ma arvan, et Soome hästi mõlemad loodavad, et seda nüüd ei juhtu. Et meil ei ole sellist kogemust, et ma oleks jäänud kahekesi. Ja üksi jäämisest on mõlemal kogemused ja halvad kogemused. Et ma arvan, et see on samamoodi nagu Soomele, see on ka julgeoleku küsimus, see Euroopa Liit. Et Soomes praegu tegelikult räägitakse, et Soome ajab seda tugevamat kaitsekoostööd Euroopa Liidu raamides.
kun Suomelle ei ole plaaniskin astuta NATOssa, aga Suomi tahaks tukevata Euroopan liiton riikide kanssa sitä kaitsekoostööt. Ja Suomelle se on niin suur olullinen julgeolekukysymys se Eurooppa-liit, että se exitti ihmiset ei ole niin suures, ne ei ole saanut niin suurta häältentäleet toettusta. Aika heät kriittisiä hääli on alatti vaja. Ne on jo koko ajan vaja. Ma käisin aastaid tagasi mitu korda Ungaris ja olin ühes sõjakoolis kursustel koos Ungari meestega ja kui ma nendega rääkisin, siis mulle tundus, et nemad ei ole meie ugri-mugri värgist suugi huvitatud eriti väga. Võib-olla mulle ainult tundus niimoodi. Ja mulle praegusel hetkel tuli meelde, et eestlased ja soomlased on ju väga huvitatud sellest asjast. Me käime isegi, üritame korraldada konverentsi Venemaal, kus on teised väikesed soome-ugri rahvad. Miks meie rahvad on sellest nii huvitatud ja näiteks nii eestlased kui soomlased ja ungarlased näiteks ei ole? Kas sellepärast, et ungarlastel on see riiklik traditsioon olnud pikem? Soome Vabariik saab 100 aastaks, aga teil oli Hertsogi riik veel enne seda, eks ole, peaaegu 100 aastat. Eestil on lühem ajalugu. Miks soome-ugri värk meile oluline on? Tead, mul endal on küll tunne, et see on veel olulisem eestlaste jaoks ja see võib-olla on jälle seoses selle kultuuriidentiteediga. Et see on selline näiteks üks väike näide, et siin on näiteks rahvariidet on või kõik sellised mustreid on sellised, nad on väga moodsad ja neid kasutatakse, et ma ei tea, mis sinu arvamus on. Aga... Ma arvan samamoodi, että siinä se on laajemalt levinut se mötteseest soome-ugri, että suomalaisilla on ikkagi eestlaset, eelkõige eestlaset ja se huvi eesti vastu, aga mitte nii laialt soome-ugri vastu, kuigi osaletakse nende konverentsidel ja muidu, aga se ei ole ikkagi selline nii laialt levinut. Ja se on ka yksi näittäjä, että siinä on Eesti Rahvamuuseumissa on ainuke soome-ugri osakond, että Suomen Rahvamuuseumissa sitä ei ole enää. Että Suomella on väga head kunagi ammu kogutut kogut, missä on kuskil suurtes latudes. Et siinä on ainuke yksi, kus on kõik soome-ugri-rahvat esindatut muuseumissa tervikkuna. Et se on et Eestissä on ikkagi se on tukevam se huvi selle teema vastu. Ja mä arvan, että Suomi jälle identifieerib ennast rohkem ka Pohjanmaade poole, või siis on üks Pohjanmaadest, aga see on rohkem, see jälle põhineb selle ühiskonnalle, et milline meie pohjamaine ühiskond on ja millised on need sosiaalsed ja sosiaalne turva. Sotsiaalturvalisus, jah? Ja, just. Et võib-olla, et meil on teatud põhjamaiset väärtuset. Ja, just täpselt. Et se on ja siis on se kiele ja se muu lähetus eestiga. Ja siis se soome-ugri asia on siellä natuke kaugemmalta taustalla kyllä. Se ei ole sellainen yhdiskonta läpi kysymys üldse. Se, mis oleks huvitav küll, et kui keegi üks inimene ütles seda, et kui vaadatakse seda regiooni, näiteks kuskil Aasiast või Põhja-Ameerikast, siis see on nii väike, et ta ütles, et siis kui me hakkame rääkima, et on Pohjamaad ja Balti riigid ja võib-olla Põhja-Saksamaa, siis on juba selline regioon, mida saab kaugemalt näha. Ja sellest on vahepeal on räägitudki, et peaks rohkem pöörama tähelepanu just selle Pohjamaade ja Baltimaade koostööle. Kui me rääkisime Talsinki tunnelist ja kaksiklinnast, siis ma küsin niisuguse küsimuse, mille peale soomlased ja eestlased hakkavad itsitama, mille peale siis britid ja ameeriklased löövad risti ette või hakkavad kokutama, et mis selle kaksiklinna nimeks võiks saada, kas Talsinki või selline väga tähendusrikas inglisekeelne nimi Hellin. Se on vist praegu juba kujunenut se Talsinki, että se vist esineb igal pool, kes on need kaksiklinna edentäjät ja tunneli-inimesed ja muut. Mis te arvate, kas selles kaksiklinnas tekib Eesti-Soome, kuna meie keeled on nii lähedased, kuna meie kultuurid on nii lähedased, siis äkki nad sulanduvad niimoodi kokku, et ühel hetkel ei saagi enam aru, kes on soomlane ja kes on eestlane või? Võib-olla siis on 1000 aastat jälle läinud. Võib-olla, et kohe selliseid muutusi ei tule, aga
Kyllä mä olen kyllä ütlenyt sitä, että kõige tähtsam asi on, että ihmiset rääkivad ükskõik milles keeles, että saavat inglise keeles rääkida, aga muidugi see oleks väga tore ja väga huvitav, et kui inimesed saaksid kasutada seda teineteise emakeelt. Et mina näiteks olen pannud oma soome lapsed eesti kooli ja eesti lasteaeda, et nad on juba kakskeelsed. Tallinnas? Ja Tallinnas ja, että vanhemmasta lapsesta ei enää saa aru, että on soome lapset. Se aksent on kyllä tullut niin hästi temalle. Että räägib täiesti puhast eesti keelt? Ja. Olemme 3 aastat elanud nüüd siin. Ja. Kuidas Kaja Kunnase lastega on? Räägivad ka eesti keelt? No muidugi, sest meil on ju isa eestlane ka ja nad on täiesti kaksikieliset ja käyvät eestikielisessä koolissa ka. Aga ja mõlemad kielet räägivad ilman aksentitta, kun se aksent on väga oluline. Ja kui Soome lähevad oma vanaisa vanaema juurde, siis räägivad soome keelt? No vanaisasit meillä ei ole ja vanaema on yksi Soome vanaema on vielä elus ja temaga muidukin räägivad soome keeles. Et se on nagu, no ja paljon teistä inimistega, oma vanuuset söprät ja se kaksikielisyys ei ole nyt minkäsukune ime enää peaks olema tänä päivällä. Et se peaks olema tätsä ikäpäiväinen kysymys, että ihmiset lapset räägivat kaksikieltä ja lapselle minkäsukune kysymys. Et nyt rääkittäksä jopa 3 ja 4 kielessä ka lapset suutavat rääkida. Et on jo selliset lapsikaa, että maailman natuke muut avanenut selles suhteessa, että kaksikielisyys ei peaks olemaan enää minkäsukune kysymys. Aika tore, että kun sä rääkisit, että sekunemme köikket. Luotamme, että ei sekune niin paljon, että kielet kauvat ära. Kas on mõningaid asju, mida soomlased eestlaste puhul võõristavad? Mä arvan, että praegu on eestlaset on nagu teatud hoiakutes väga palju konservatiivsemad kuin suomalaiset. Et selliset, mis puudutab näiteks igasugust teistsugust inimest või võõrast, alates samasoolistest paaritest ja kuni sisserändajateni. Et selles suhtes nagu soomlaset on liberaalsemad ja avattumat ja eestlastel on rohkem seda hirmu selle võõra vastu ja teistsuguse vastu. Ja et ma arvan, että sellainen tänäpäiväinen, missä võib-olla isegi tekitab mingil isiklikel pinnal võib tekitab pingeid, kui soomlased ja eestlased kohtuvad ja räägivad asjadest nagu natuke sügavamalt. Siis on muidugi se, missä on nagu erinevus ka, se, millest me juba rääkisime, se kirik, että Suomessa on se kirik on väga ikkagi edasi veel väga olulisel kohal. Ja siellä on nähdä se väärtusten erinevus, että Eesti Lutteri kirik suhtub väga paljon nagu eittavalt näiteks nendistä kysymustessä, mitä Suomen Lutteri kirik nagu peab heaks, että Suomen Lutteri kirik on liberaalsem paljudes kysymustessä, alates samasoolista ja abisuhteesta. Suomen Lutteri kirkko järki, ne ei ole piipli vastu, aga Eesti Lutteri kirkko järki, ne on piipli vastu. Et selliset nagu selliset ma arvan, että on nagu tänäpäiväne suuremmat erinevused. Mina aga täitsa samamoodi arvan, että se kysymys sisserändajate vastuutus on selline väga oluline, millega Eesti peab kindlasti nagu edasi minema. Et ma kunagi ühe Eesti toimittajaga rääkisin ja ta mõtles, et see olukord praegu siin on natuke sarnane kui 90-ndate alguses Soomes. Aga et kuna me nüüd elame Euroopas ja sellised, millised suured kriisid on maailmas, et nagu samm-sammult oleks küll hea, et peaks olema nagu rohkem avatud inimestele. Ja samamoodi ka mina ise arvan nagu austama seda teise inimeste ja samamoodi ka võib mõelda ka venekeelsete seda oma rahva identiteetti ja keele identiteetti. Et noh, meil on alati kerge rääkida jälle sellest pohjamaisest seisukohast, et no meil on need omad väärtused ja ajaloolised taustad. Aga igal juhul, see läheb samm-sammult edasi. Kas sul on äkki sellest, et Eesti sai väga suure trauma seoses Nõukogude immigrantidega ja 50 aastat me olime raudse eesriide taga ja võib-olla sellepärast kardame seda immigratsioonilainet. Soomlastel sellist kogemust ei ole ja te olite 100 aastat. Kindlasti üks osa seda, jah, et seal on kindlasti mitu seletust veel lisaks sellele, et mis me juttavad seda, aga kindlasti see on üks osa, aga mitte ainuke, ma ei usu.
Kui palju Soomlas immigrante aastas juurde tuleb? Teate seda praegu peast või ei teagi? Praegu ei tea. Peast ei ütle, jah? Jaa. Igal juhul Suomen rahvaarv kasvab tänu immigratsioonile. Et muidu see ei kasvaks. Et seda peetakse selles mõttes positiivseks, et on vaja seda juurde kasvua ja tööd ja nooremaid inimesi. Et see, nagu sa tead, niin ega see Suomeskin nagu ykshäälset Suomi ei võtta. Et Suomessa on see kysymys ka selline kriittinen, mille üle vaieltakse ja mis ärattab ka Suomessa nagu palju kysymyksiä ja pingeitä. Mulle tundub üldse, et soomlased suhtuvad oma riik palju tõsisemalt kui eestlased. Kuigi põhimõtteliselt peaks ju olema vastupidi, sest kaotasime meie ju 50 aastat. Ja soomlased ei ole seda kaotanud. Soomlased võiksid nagu selles mõttes ülekantud tähenduse rihma lõdvaks lasta. Ja eestlased peaksid olema hästi pingul, just vastupidi oma riigi suhtes. Aga tegelikult on soomlased suhtumas oma riiki palju tõsisemalt. Mina olen ise oppinud siin, et mis on hea isamaalisus. Et ma olen oppinud eestlaste käest seda, et sellist nagu, kui ma olen jälginud teisi inimesi, kui armas see oma isamaa on, et seda on nagu teine tunneb seda. Et mul on väga palju endale tulnud juurde, et meile soomlastele see väga tihti see iseseisvus on juba nii enesemõistlik asi, et seda ei nagu piisavalt palju nagu seda ei armasta. Aga nagu mina arvan ise täitsa vastupidi, nagu teie ütlesite. Mä arvan ka, että se võib olla selline siinä on sellist teatud sukust positiivset isamaallisusta ja röömu sellest oma nagu, kuidas Suomessa ei lehvittata lippe samamoodi, nagu, että siinä se on natuke kergemmin lehvittätakse ja röömustatakse. Suomalaiset toivat oma lippu. Ja laulupitu ka just selliseid, nagu, kus on nagu sellainen rahvuslik suur nagu, yritys, että nagu, että se on teissukune se isamaallisuus siis siinä. Ja võib-olla, et soomlased uskuvad nende oma reeglitesse tosisemmalt, et neid on väga aeglaselt ehitatud ja need nagu, et need tähendavad nende jaoks midagi. Et see on jälle selline nagu natuke ajalooline ja ühiskundlik küsimus. Meil Soomes öeldakse, et kui tehakse midagi väga aeglaselt, et ehitame seda nagu Iisaki kirikut, et see tähendabki seda, et võib-olla, et kunagi see ei valmiks saa või läheb 10 aastat või midagi, et Soomlased toovad oma lippu harvemini välja kui eestlased. Ainult väga pidulikel puhkudel. Ja se on väga selline pidulik tõesti nagu, et Nüüd peate oma lippu küll välja tooma sellepärast, et kui saade eetrisse läheb, siis me võime öelda juba tagantjärele, et 6. detsembril sai Soome Vabariik 100-aastaseks. Aitäh, proua Anu Laidila ja proua Kaja Kunnas, et tulite siia Horisondi saatesse rääkima Soome ja Eesti suhetest Soome Vabariigi 100. aastapäeva puhul. Eesti ja Soome on vennasriigid, kes on väga head naabrid teineteisele. Meie järgmine Horisondi saade on aga kavas jälle nädala pärast, neljapäeval kell 19.05. Seniks teile kõike head ja nägemisega.